Tere, hea vaataja! Mul on hea meel, et sa oled otsustanud abielluda ja tahate oma abielu sõlmida ka kiriklikult ehk siis laulatada. Selles videos ma annan hästi põgusalt ülevaate, mida selleks vaja on, et laulatus saaks kirikus toimuda ning milline on siis see talituse selline üldine käik, et natukene sellest siis aimu saada. Kõige esimene, mida tuleb teha, on kindlasti võtta ühendust selle kogudusega, kus tahetakse abielluda, antud juhul siis Kaarli kogudusega. Meil on kodulehel ka õpetajad olemas seal ja kui on tunne, et tahaks, et see õpetaja laulataks või see teine õpetaja laulataks, siis tulebki võtta ühendust konkreetselt selle õpetajaga ning küsida tema käest, et kas see aeg, millal te soovite, kas see õpetaja on vaba sellel ajal, et seda talitust toimetada. Kui see on kokku lepitud, aeg on fikseeritud, siis loomulikult ka õpetaja küsib kohe selle juurde, et mis koguduse liikmed olete, kas te olete ristitud, kas te olete leeris käinud. Ja kui kõik need toimingud on tehtud, ehk siis te olete koguduse liige, ristitud, leeris käinud, liikmeannetused on makstud, armulaual on käidud, siis ei olegi muud, kui tuleb oodata seda aega, mil saab sisse anda abiellumise avalduse, kui tahetakse laulatus ja riiklik abielu koos sõlmida. Kõigil vaimulikel seda õigust ei ole. Kaarli koguduse õpetajatel see õigus mõlemal on olemas ja sellest tulenevalt siis ka üldjuhul on nii, et riiklik abielu sõlmimine ja laulatus toimuvad siis ühtses talituses. On ka aastate jooksul üksikuid erandeid olnud ja aastas ikka mõned korrad, kus inimesed juba varem on abielus, aga siis pärast leerikooli soovivad oma abieluga laulatada. Selle, millal avaldus saab esitada, paneb paika tegelikult riigiseadus ja riigiseadus ütleb seda, et avalduse saab esitada 6 kuud ennem abiellumise päeva, aga mitte hiljem kui 1 kuu enne abiellumise päeva. See tähendab, et sisuliselt jääb 5 kuud aega selleks määratud ajast, mil saab abiellumise avaldust esitada. Ja abiellumise avalduse esitamise juures siis on kindlasti oluline tähele panna, et nõutakse teatud dokumente, kuna meie koguduse vaimulikel on ka ligipääs registrisse, siis ei ole see nii põhjalik see loetelu, aga kindlasti mida on siis vaja meeles pidada. Esiteks, abiellumise avaldus saab esitada siis, kui mõlemad osapooled tulevad kohale. See tähendab, seda avaldust ei saa esitada ei neti teel, posti teel, vaid selleks tuleb tulla füüsiliselt kohale ning siin koguduse kantseleis koha peal ära täita abiellumise avaldus. See on selline 2 poolega avaldus, seda on ka võimalik ise internetist välja printida, kui tahta seda kodus teha, aga siin on hästi oluline tähele panna, et see peab olema siis just nimelt 1 lehel. Ei tohi olla 2 eraldi seisval lehel. Abiellumise avalduse, nagu ma ütlesin, oleme soovitanud siin koha peal täita ja seda sellel põhjusel, et selle avalduse täitmisel on teatud nüansse, mida tuleb tähele panna ja millele siis ka me tavaliselt tähelepanu juhime. Kas või see, et elukohaks tuleb märkida alati see, mis on registripõhine elukoht. Sageli ka inimene oma sünnikohta täpselt ei tea, tegelikult ei teab, aga näiteks kui sünniaeg on jäänud sinna nõukogude aega veel, kui Eesti ei olnud iseseisev, siis seal võib tulla kergesti neid maakondlikke tänapäeva mõistes või ka siis linnade nimetustes neid erinevusi. Ja sellepärast me oleme alati soovitanud, et kui nüüd kodus seda tahta täita, siis tuleb sealt sünnitunnistuselt see kirjutada, mis on sünnikohaks märgitud olnud. Ja veel kord siis elukohaks tuleb alati märkida see, mis on registrisse kantud elukoht, mitte see, kus inimene ka tegelikult elab. Samuti, mida kindlasti tasuks enne abieluavalduse täitmist läbi mõelda, on see varasuhe, millist varasuhet eelistate. Selleks on sellel avaldusel märgitud 3 varianti, selleks on ühisvara, vara juurdekasva tasaarvestus, lahusvara
ja noh, ütleme, et kiriku mõistes on alati kõige loomulikum see ühisvara märkimine, sellepärast et kirikus ikka öeldakse, et nii heas kui halvas, nii õnnes kui õnnetuses ollakse valmis kõike jagama, aga ma rõhutan, et see ei ole kindlasti see, mis me ütleme, et te peate vot selle valima, vaid see on iga perekonna selline enda sisemine otsus, millist varasuhet nad siis tahavad oma eluteel rakendada. Seda saab ka alati hiljem muuta, aga siis tuleb minna ka notarisse ja siis notar juba vastava nii-öelda lepingu sõlmib, kas siis minnakse ühisvarale üle või vastupidi, tehakse lahusvara või mingi muu vara siis vorm, mida siis seadused võimaldavad. Kui seda avaldust saab koha peal täita, siis kindlasti, mis tuleb kaasa võtta, kui tahta nüüd siin kirikus ka abielu registreerimist teha ja avaldust sisse anda, on siis isikut tõendavad dokumendid ja selleks peab olema ID-kaart või pass. Juhiload selleks ei sobi, aga mida kindlasti tuleb jälgida on see, et teie dokumendid oleksid kehtivad ka siis, kui see abiellumine toimub. Et kui isikut tõendavad dokumendid kaotavad kehtetuse kas või päev ennem abielu registreerimist, siis tegelikult seda toimingut toimetada, mille nimi on abielu sõlmimine, ei saa. Ja mis siis, et see tundub kuidagi imelik, et mis mõttes, et ma ju vahetan nime ja niikuinii hakkan uusi dokumente sõlmima, siis see paraku ei ole vabandus, vaid sellel hetkel, kui te abiellute, peab olema inimestel kehtiv isikut tõendav dokument. Nii et seda kindlasti tuleb jälgida. Ja kolmas, mis on hästi oluline, on siis maksekorraldus, millega siis kinnitatakse, et olete maksnud ära riigilõivu riigile, sest see riiklik abielu on siiski riiklik toiming ja nii nagu kõigi riiklike toimingute eest on ette nähtud riigilõiv, nii ka abiellumise puhul tuleb maksta ära riigilõiv, see on 30 €, aga seal on oluline märkida õige viitenumber ja need viited on meil ka kodulehe külje peal olemas, et tuleb tasuda Rahandusministeeriumile ja seal on viitenumber ja märkustesse kindlasti märkida, et riigilõiv abiellumise eest ja siis ka seal on soovitav märkida siis ka mõlema osapoole nimed ja seda siis lihtsalt selleks, et need, kes neid kontrolle teostavad, et neil oleks seda lihtsam teha. Ja siis muud ei olegi, kui need nii-öelda dokumendid ettevalmistusena on tehtud, kõik on teada, kus te elate, kus te sündinud olete, siis saate tulla juba siia koguduse kantseleisse, leppida õpetajaga eelnevalt aja kokku ja siis saab juba siin kohapeal selle abiellumise avalduse täita. Ja see ongi, ütleme, selline esimene juriidilises mõttes kõige olulisem, kõige tähtsam samm, et kõik dokumendid oleksid korras ja kõik saaks toimetatud. See, mis ma nüüd kirjeldasin, on juhul, kui inimesed abielluvad esimest korda ja nad ei ole välisriigi kodanikud. Kui inimesed abielluvad teistkordselt, siis on vaja sinna lisadokumente, mis puudutab abielu lahutust. Ja kui inimesed elavad välismaal, siis kindlasti on seal küsimus selles, et kui kaua nad seal on elanud, mismoodi, mis on nende kodakondsus ja nii edasi. Ehk siis sellest tulenevalt me esitame ka lisanõudeid siis dokumentidele. Et mida tuleb kindlasti silmas pidada seda, et ei ole automaatselt see, et kui sa oled näiteks Eesti Vabariigi kodanik, et siis ma võin abielluda Eestis millal tahan, isegi siis, kui ma olen näiteks sisse kirjutatud Soome Vabariiki. Isegi siis, kui sa oled Eesti Vabariigi kodanik, aga elad alaliselt Soomes või oled seal elanud vähemalt 6 kuud, siis tegelikult tuleb Soomest meile tuua üks dokument, mille nimi on abieluvõime tõend ja see dokument on selles mõttes hästi oluline ning tähtis, sest ilma selleta ei ole õigust Eestis abielu sõlmida. Ehk siis see kinnitab seda, et ei ole Soomes abiellunud, et teil ei ole takistusi selle abielu sõlmimiseks Eestis ja selle jaoks seda tõendit on vaja. Aga need on erijuhud ja ma nendel pikalt ei peatuks, et sellistel puhkudel, kui ei ole selline, et
elate Eestis, olete Eesti Vabariigi kodanikud, esimest korda abiellute, siis kindlasti tasub eelnevalt õpetajaga ühendust võtta ja siis ta juba ka selgitab neid detaile lähemalt. Ja see on siis seotud abiellumise avalduse toomise ja esitamisega. Tavaliselt me laseme täita ka abiellumise avalduse esitamisel ühe teise lehe, mis on sellist teist värvi, aga see on lihtsam. See on siis meie koguduse enda selline talituse toimetamise ankeet, kuhu märgitakse peale inimeste nimed, nende kogudusliku kuuluvuse ja siis ka sinna juba õpetaja saab kirjutada neid märkuseid, mis on seotud siis ametitalituse läbiviimisega. Nii et siinkohal ma selle video lõpetaksin, kuigi sai alguses lubatud, et räägin ka laulatuse sisust, aga võib-olla on nii lihtsam, et natukene neid asju eraldada üksteisest ja see oli siis video sellest, et kuidas siis seda riikliku abielu sõlmimise avaldust kellele tuua ja millal ja mis selleks vaja on.